Täna leiame ringjoone kaare pikkust. Selleks joonistame ringjoone ning vaatame ringjoonel mingit lõiku AB. See lõik, mille pikkust võime tähistada L-iga, toetub kesknurgale raadiuse me tähistame ka. Nüüd selle kaare pikkuse leidmine sõltub sellest, kas kesknurk on antud kraadides või radiaanides. Vaatame esimest varianti, kui kesknurk on antud kraadides. Võime tähistada keskpunkti O-ga, siis kesknurk on AOB. Kogu ringjoone pikkus on arvutatav meil ju valemiga 2pi korda raadius. Teame, et täispööre on 360 kraadi. Me saame leida kaare pikkuse, mis vastab ühekraadilisele nurgale. Selleks peame me lihtsalt selle kogu ringjoone pikkuse jagama 360. Siin saab natuke lihtsustada ja saame teada, et ühekraadilisele kesknurgale vastab kaare pikkus pi korda R jagatud 180. Kui meil nüüd aga see kesknurk on alfa, siis loomulikult tuleb see korrutada selle kesknurgaga lihtsalt. Ja järelikult saame me, et kaare pikkus on sellisel juhul võrdne pi korda R korda alfa jagatud 180. Mis ongi kaare pikkuse leidmise valem sellel juhul, kui me teame ringjoone raadiust ja kesknurka kraadides. Vaatame teist võimalust, kus kesknurk on antud radiaanides. Tähistades selle X-iga võime vaadata teist varianti, kus siis nurk, kesknurk AOB on antud radiaanides. Meil ümbermõõt on ikka sama valemiga leitav, siin midagi ei muutu, ainult nüüd vaatame me siis milline on kaare pikkus, kui see kesknurk on üks radiaan. Sellest, kuna täispööre on 2pi radiaani, siis selle kaare pikkuse leidmiseks me kogu ringjoone pikkuse jagame 2pi-ga ja saame, et see kaare pikkus on võrdne R-iga. Kui meil aga kesknurk on X radiaani, siis on ka see kaare pikkus meil leitav R korda X-iga. Nii mitu korda suurem või väiksem sõltuvad siis sellest, millega see kesknurk võrdub. Nagu näeme, see valem on isegi lihtsam ja meeldivam kasutada. Toome siin 2 näidet. Olgu näide 1. Selle valemi kasutamise jaoks, kus meil on antud raadius, mis võiks olla näiteks 2,4 sentimeetrit ja kui nüüd kesknurk on näiteks 5 radiaani, siis kaare pikkuse leidmiseks, võttes selle valemi, saame kohe leida, et kaare pikkus on 2,4 korda 5
võrdub 12 sentimeetrit, mis ongi siis selleks kaare pikkuseks selle variandi korral. Nii, vaatame näidet 2. Olgu selle näite korral antud hoopis meil kaare pikkus ette, et kaare pikkus on 8 detsimeetrit ning kesknurk alfa on 60 kraadi. Ja vaja on leida ringjoone raadius. Võttes valemi, mis me tuletasime eelnevalt, siis siin on 2 võimalust, kas me paneme kohe arvu tasemele või avaldame siit raadiuse. Teeme seekord selle variandi, et me paneme arvu tasemele, saame siis võrrandi, kus raadius on tundmatuks suuruseks. Siin saab taandada, korrutades läbi 3-ga saame me võrrandi ja siin saame me jagada pi-ga, mis annab meile tulemuseks, et R on võrdne 24 jagatud pi-ga, mis on ligikaudu 7,6 detsimeetrit. Nii, saime siis selle raadiuse sel teel kätte.